Tere kõigile, kes on siin kojas, need vähesed, ja kõigile, kes on ka kodudes. Me oleme täna palmipuude pühasündmuste juures. Ja seda me tunneme eelkõige selle järgi, et Jeesus tuli Jeruusalemma ja tema teele laotati riideid ja teed servasid, siis kaunistasid palmi oksad. Aga ma loen teile sellest sündmusest Luuka evangeeliumi järgi. Ja sündis, kui ta Betfage ja Betania ligi jõudis mäe juurde, mida kutsutakse Õlimäeks. Ja ta läkitas 2 oma jüngrit ning ütles, minge vastas olevasse alevisse, ja kui te sinna jõuate, leiate te kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene ei ole istunud. Päästke ta lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teilt küsib, miks teda lahti päästate, siis ütelge nii, issandal on teda tarvis. Aga need, kes olid läkitatud, läksid ja leidsid kõik nõnda, nagu oli ette neile öeldud. Kui nad sälgu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile, miks te sälu lahti päästate? Nemad vastasid, issandal on teda tarvis. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma riided sälu peale ja panid Jeesuse tema selga istuma. Ja kui ta nüüd edasi liikus, laotasid nad oma riided tee peale, aga kui ta lähenes Õlimäe kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud. Ning ütlesid, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel, rahu taevas ja au kõrges. Ja mõningad variserid rahva seast ütlesid temale, õpetaja, sõitle oma jüngreid. Ta vastas ning ütles, ma ütlen teile, et kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Ja kui ta ligi jõudis ja linna nägi, nuttis ta tema pärast ning ütles, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, ent nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõikjapidi ja lõhuvad sind maha maatasa ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale, sellepärast, et sa ei ole tundnud oma armukatsumise aega. Aamen. See oli lugu sellest, kui Jeesus tuli Jeruusalemma kui kuningas. Selle on kirja pannud Luukas. Aga Luuka evangeeliumis on ka mitu teist kohta, mida ma ka täna hommikul või päeval lugesin, kui Jeesus samuti oli tulemas Jeruusalemma. Esimene kord oli kohe peale tema sündi, samuti kirja pandud Luuka evangeeliumis, ja on kirjutatud, et ta toodi Jeruusalemma templisse. Ja juba selles väikese lapse vanuses ta puudutas seal väga paljusid. Üks mees, kellest on kirjutatud, on mees nimega Simeon, kelle kohta on ka öeldud seda, et ta oli vana ja elatanud, aga ta ootas midagi, mis temale oli nagu lubatud. Et ta oli lubatud, et ta näeb Jumala poega, kes toob maailma muutuse. Sellel samal korral on ka kirjutatud ühest naisest, kes oli samuti väga elatanud ja samuti ootas. Ja kui ta kuulis sõnumit Jeesusest, siis ta viis selle sõnumi laiali. Sealt edasi ta kirjutab kohe, kui Jeesus tuli 12-aastasena Jeruusalemma. Hoopis teistmoodi oli see tulemine kui sellel korral kuningana tulek. Aga ometi on kirjutatud, et kui ta selles templis istus 12-aastase poisina ja tema isa ja ema teda otsisid, ta vastas nii kummaliselt, et miks te mind otsite, ma olen ju selles paigas, mis on minu isa oma.
Ta oli 12-aastasena tulnud Jeruusalemma, sest ta tundis, et see on tema isa oma. Ja seal on ka kirjutatud, et kõik hämmastusid sellest, mida see 12-aastane poiss rääkis. Hämmastasid nendest vastustest, sellest õpetusest, mida ta juba selles vanuses suutis jagada, kuidas ta suutis inimesi mõjutada. Ja kui nüüd tagasi tulla sellele tulekule, mille kohta on kirjutatud, et Jeesus tuleb Jeruusalemma kui kuningas. See lõpuosa, mida ma lugesin, ei ole võib-olla tavaliste kuningate jaoks tavaline, et enne linna sisenemist on kirjutatud, kui ta linna nägi, ta nuttis selle linna pärast. Kuningas nuttis, kuigi on kirjutatud, et ta tuli kui kuningas. Inimesed ootasid maist kuningat, aga Jeesus Kristus on taevane kuningas. Ja kui ta linnale lähenes, siis ta tegelikult ju teadis ette seda, mis juhtub temaga, aga teiselt poolt ta teadis ka seda, mis juhtub selle linnaga. Ja siin ta toob välja mõtte, kui oluline on see, et kui me tunneme ära oma armukatsumise aja. Ajaloos on teada, et see hetk, kui ka Jeruusalemma ümber piirati, nagu see kirjakoht kirjutab, siis tegelikult oli ka Jeesus öelnud sellesse olukorda ette lahenduse, et kui sa näed, et need asjad juhtuvad, siis põgene sellest linnast. Jeesus andis ka oma eluajal juba nagu välja pääsu sellest olukorrast, sellest maisest olukorrast, mis Jeruusalemma tabas, aga ometi väidetavalt sellest linnast lahkusid ainult need, kes Jeesuse Kristuse sõnu tõsiselt võtsid. Võtsid tõsiselt seda sõna, mida Jeesus ütles selle linna kohta, et kui te näete, et selle linnaga hakkab midagi halba juhtuma, siis põgenege. Ärge vaadake tagasi, tehke kõik endast olenev. Nii on ka meie eludes, et meie kätte on antud meie armukatsumise aeg. Ja me ei tea päeva ega tundi, mil otse kui meie kui inimeste ümber tehakse otse kui vaenlase piiramisrõngas, nagu tehti Jeruusalemma ümbere, siis ometi Jeesus pakub ka siin väljapääsu. Põgene, looda minu peale. Tuleta meelde, mida mina olen öelnud oma sõnas. Loe seda sõna ja tee endale selgeks, milline on sinu armukatsumise aeg, ära lase sellel mööda minna. Palu võib-olla ka selliselt, et silmad oleksid avatud. Et ei oleks sellist olukorda, et on asjad meie eest nagu otse varjule pandud. Jeesus Kristus tuli kindla eesmärgiga Jeruusalemma. Ja kui te kodudes seda sama kirja kohta vaatate, millega mina lõpetasin, siis tulevad kõik järgmised sündmused ja ka sõnumid, mida Jeesus Kristus on öelnud ja mida on Luukas kirja pannud. Ja vaadake seda kuni ettevalmistused paasa talle söömiseks. Et see on järgmise neljapäeva teenistuse teema, aga olge nende mõtetega ja tõesti proovige otse kui avada seda aega enda jaoks, mis on nendel lehekülgedel kirja pandud, et seda paremini ja paremini mõista ja et me suudaksime ka seda tuua tänasesse päeva. Sest täna uudiseid kuulates, kui mitu miljardit inimest, miljardites on inimeste arv,
mis on otse kui lukustatud oma koju. Nii nagu see Jeruusalemm, mis oli otse kui piiramisrõngas mõne aja pärast, aga ometi Jumala sõna ütleb, et sellest on väljapääsutee ja just nimelt Jeesuse Kristuse kaudu on igast olukorrast väljapääsutee, et ei ole lootusetust. Ja tõesti selles palmipuude püha sündmuses ja nende pühade ootuses, mis on ühelt poolt nagu väga rängad, aga teiselt poolt on ka sellel ülestõusmise sõnum, millega need kõik sündmused lõppevad. Olge õnnistatud ja tõesti lugege Jumala sõna ja tehke endast kõik oleneval, et teie silmad oleksid avatud. Aamen.